Tervitused Saaremaalt, mina olen Susan, Saarte Koostöökogu projektijuht ja tutvustan teile täna põgusalt tulundusühistu Ehtne Saaremaa kogemust testides B2B ärimudelit. Esmalt paari sõnaga Saaremaa Ehtne tootest, et tegemist on 2012 aastal loodud piirkonna märgisega, mis kinnitab toodete tarbijatele, et toode on valmistatud Saare maakonnas. Ja märgise omanik on Saarte Koostöökogu. Esimesed märgise kasutajad olid suured Saaremaa tegijad nagu Saaremaa piimatööstus, Saaremaa Delifood, Saaremaa lihatööstus, Saare Leib, Karja pagariäri ja Öselfish. Et nende tublide tegijateta ei oleks märk kindlasti sellist hoogu sisse saanud. Aga napp 7 aastat hiljem oli siiski vajadus märgise fokusseerituma arendustegevuse järgi ja selle tulemusena asutas Saarte Koostöökogu koos 11 teise märgikandjaga tulundusühistu Ehtne Saaremaa. Märgise alla on täna koondunud veidi üle 120 märgikandja, laias laastus 5 erinevas kategoorias, milleks on söök, jook, looduskosmeetika, käsitöö ning erinevad elamused ehk teenusepakkujate tooted. Tulundusühistu Ehtne Saaremaal selles B2B projektis osalemise ajal oli juba 2 erinevat müügikanalit. Esimeseks müügikanaliks samaaegselt tulundusühistuga avatud ja asutatud esinduspood Saaremaal Auriga keskuses ja juba selles väikeses veidi üle 30 ruutmeetrises poes oli esindatud üle 100 erineva Saare maakonna märgikandja kaup ja üle mitme tuhande erineva toote nii Saaremaalt kui Muhust. Loodame, et üks päev lisandub valikusse midagi head ka Ruhnust. 2019 esinduspood ja 2020 kevadel avasime ka oma e-poe ja see ausalt öeldes kogu selle müügitegevuse tegelikult ka päästis, sest et mäletame kõik ise, mis toimus eelmine aasta. Saaremaa oli lukus. Aga see meid ei takistanud, me toimetasime edasi ja selles mõttes jäime kenasti ellu. E-poes on tänaseks üle 700 erineva toote, mitmed erinevad tarnevõimalused ja toob meid tegelikult ka selle juurde, et kuidas sõltumata kogu sellest viimase aasta olukorrast me ikkagi B2B plaaniga nagu päris ei põrunud. Ehk et kuigi plaan oli saada märgisega koostööpartneriks Coopile, kohalikule Coopile ehk et varustada Saaremaa Coopi kaupluseid märgikandjate toodetega, olla selleks kontaktiks Coopi kettile ehk et kett ei pea ise suhtlema eraldi 130 erineva tootjaga, vaid meie kaardistame vajadused ja suhtleme tootjatega ise. Sealt edasi kohalike restoranide ja hotellide varustamine, kas toorainega või vajaminevate meenete või toodetega ning ühtlasi koolide ja lasteaedade kohaliku tooraine vajaduse katmine ehk et lapsed saaksid süüa võimalikult kohalikku toitu. Ja ei puudunud meie plaanist ka pealinna vallutamine, et koos selle e-poe avamisega pidi toimuma ka esinduspoe avamine Tallinnas Kristiine keskuses, aga jah, tuli pandeemia ja tõmbas meie plaanidele kriipsu peale. Et selle esinduspoe toe najal oleksime soovinud sama asja teha ka Tallinna restoranides ja hotellides ning jaekettides oleks selline Saaremaa toodete või Saaremaa stendide väljapanek, kus oleks saanud hooajaliselt või kampaaniate raames erinevaid Saaremaa tooteid tutvustada.
Mis siis reaalsuses sai, et nagu ma mainisin, siis Tallinna esindus jäi 2020 avamata. Etteruttavalt ütlen, et tulevikus on ikkagi plaan see esindus avada, millele täpselt kus, töö selle nimel käib. Omakorda edasi liikudes sinna Horeca plaani juurde, siis nii siin Saaremaal kui mandril siis Horeca sektori ebastabiilsus paraku seab takistused ka meie B2B tegevusele ja nüüd, kui mõelda tulundusühistu keskse tegevuse peale, siis koostööks erinevate jaekettidega olid tol momendil ebapiisavad vahendid ning tegelikult ka inimressurss, ehk et see toob nagu kokkuvõtvalt meie nagu kogemuse selles mõttes paratamatu pooleni, et üks väike inimrühm võib suuta nagu palju, aga tol momendil tegelikult olid prioriteedid hoopis mujal ja ma arvan, et see lihtsalt oli ka paratamatu, et me ei suutnud nii fokusseeritult neid tegevusi juhtida. Aga positiivne pool eelkõige siis selle e-poe näol oli see, et kuna me suutsime niivõrd palju erinevaid Saaremaa tooteid panna ühte kohta ilusate piltide ja tekstide ja kõikide mugavate makselahendustega kokku, siis sellest kujunes ja on ka praegu jätkuvalt saanud selline toodete portfell, et kui keegi küsib, et tahaks näha, mis teil on niisama sirvida, palun, link on siin, tehke oma valik, aga teine pool loost, mis siis B2B kogemust nagu illustreerib, on see, et me suutsime hästi kiiresti teenindada ka tegelikult ka kõige kiirematel aegadel ehk et november, detsember 2020 ka suuremate äriklientide selliseid personaalsemaid soove. Me suutsime kokku panna väga mitmete erinevate Saaremaa tootjate sellised kinkekomplektid ja minu meelest see oli nagu meil endale võib-olla teadvustamata eesmärk omaette, et kui paljudele ja kui suurtes kogustes saime seda Saaremaa sõna tegelikult levitada, ehk et B2B kontekstis ja tulevikku vaadates on see kindlasti nagu hästi hea selline stardipositsioon ja väga väärtuslik kogemus, et mine tea, milleks see kõik on hea olnud, mis praegu on justkui nagu halvasti läinud. Aga kui vaadata, mis toimub täna ja mis saab edasi, siis tulundusühistu Ehtne Saaremaa küll märgisega enam ei toimeta, et Saarte Koostöökogu kui märgise omanik otsustas siis märgise arendustegevusteks ning iseseisvumiseks asutada sihtasutuse Ehtne Saaremaa märgis. Ja sihtasutusel ning koostöökogul on siis järgmiseks 8 aastaks ette valmistatud ühisprojekt, mille fookus ongi siis tegelikult märgikandjate tegevuse igakülgne toetamine ja osa sellest toetusest on kindlasti erinevate vajaduste kaardistamine ehk et aru saada, mida iga kategooria märgikandja päriselt vajab ning sellest lähtuvalt teha siis ka vastav tegevusplaan. Teise punktina liikmetele ehk siis märgikandjatele hankida needsamad vajalikud teenused, et mida nad päriselt vajavad, kuidas me reaalselt neid teenuseid hakkame läbi viima. Ja kolmandaks jätkuvalt avada siis Tallinna esinduspind ning hoida toimimas ka Saaremaa esinduspind, et korra peatun siin punkti juures pikemalt, et tänaseks on tegelikult selgeks saanud, et sellise füüsilise esinduspinnata toodete nagu tutvustamine ei olegi enam nagu võimalik, et see selles mõttes inimene ju ikkagi ta tahab seda katsuda ja kui me räägime toidutoodetest, kõige olulisem on ju, et see toit jõuab talle ampsti suhu. Et loodame siinkohal, et
kogu see hullumeelne olukord kogu maailmas saab läbi ja ka meie saame jälle saaremaise kraamiga degusteerimisteni jõuda. Ja seniks, kuni me degusteerimisi korraldada ei saa, toetavad meid siis lisaks e-poele ka märgikandjate enda veeb, sotsiaalmeediakanalid ja see ongi ka üks osa, millega me täna aktiivselt tegeleme, et need kanalid saaksid siis värskendatud. Et püüdes nüüd kokku võtta selle, mida ma siin sihtasutuse kohta rääkisin, siis tegelikult sihtasutuse esimene eesmärk on ikkagi, et märk saaks iseseisvaks ja kahtlemata see kogemus, mis me tulundusühistu B2B tegevustest saime, seda on võimalik edukalt rakendada ka edasistes tegevustes.